hommikust! Meie lähme nüüd välja sööma ja Tenerife avastama. Me eile tulime oma raskete kottidega siia 5. korrusele, kus meie majutus on, ja siis me avastasime, et siin on lift. Pärast seda, kui me olime siit juba 2. või 3. korda üles-alla käinud, eks ju. Tulime siis nüüd siuksesse kohalikku kohvikusse. Ranno võttis siis endale mingi võileiva. Ja siis šokolaadi milkshake on tal. Ja siis mina võtsin churroseid ja apelsinimahla. Värskelt pressitud, väga maitsev. Ja need olid ainult 2 eurot. Palju sul need kokku olid? See vist oli 3 ja see vist oli ka 3. Nii et jah. Meil on siin Husky kõrval ja mul on nii kahju temast. Siin on nii soe ja nagu Husky on Põhjamaa koer. Vaadake, kui kurb ta on. No nii. Jalutame siin linna peal, hommikusöök on söödud. Saime ühe huvitava kõne jälle. Kas sa helistas talle? Mulle helistas Välisministeerium konsul ja siis ma sain ühe numbri ja siis Ranno sai rääkida enda murest. Ja siis mulle öeldi, et põhimõtteliselt selle asemel, et sa mulle helista veel mingile 3 erinevale numbrile, et proovi neid ja äkki nad oskavad sind rohkem aidata, et see ka abi leida on raske, saad ainult uusi inimesi, kellelt abi otsida. Jah, aga minu arust praegu lahenes kõik ära, et 28. kui lend on, siis lähme lennujaama ja nüüd proovime peale saada, põhimõtteliselt väga midagi muud üle ei jäägi, et peame Ryanairile kätte saama ja ütleme, tal on see politseidokument, nii et vast saab ja kui mandrile jõuame, siis on juba kõik hästi. Aga praegu ongi, siis ootame 28. ja saame teada, et kas meie reis jääb nii pikaks või läheb pikemaks. Läheb kauemaks. Mulle katsu võib siin ka olla. Jõudsime kohalikku parki. Nüüd jalutame pargis ringi. Siin on väga huvitav puu. Ma arvan küll, jah. Palju palme ja siis kaktuseid ka. Hästi nunnu park on. Mulle küll meeldib. Oleme endiselt siin pargis ja istusime korra maha ja avastasime, et siin puudel on pandud nimed peale. See on riputatud siis kuulsad kunstnikud. Ma arvan, et kunstnikud võib-olla üldse. Siin olid kunstnike nimesi ka, aga siin on mingid teisi ka, keda ma kõik ei tea. Da Vinci on see. Sattusime nüüd siuksele turule laadale. Müüakse igast asju. Tundub, et kõik on mingi kunst või mingid mänguasjad või ma ei tea, mingi kohutav anime stuff. Ainuke okei asi siin laadal on see koer. Kõik muu on nagu... ei ole, mina vaatan mis asi see siin on? No jaa, aga mina vaatan neid kujusid sealt, vend ise savist hoolib. Okei, no siis see on ka okei. Appi mul seelik lend. Aga ma lootsin, et see on mingi kohalikku staffi või midagi. Jaa, aga miks on mingi käsitöö? Mingi... Jah. Oleme pool linna läbi jalutanud. Ja sattusime ägedale turule. Ja see ei ole üldse äge. Aga ma ütleks nii, et nagu minule Tenerife hetkeseisuga meeldib kõige vähem kõikidest saartest, kus me käinud oleme ja linnadest. See on suur linn, mis on nagu ka omamoodi äge, aga see on siuke ütleme nii, et nii palju kui on räägitud, et Tenerife on kõige võimsam, Tenerife on kõige ägedam, Tenerifel on kõige rohkem loodust. Okei, ma ei saa öelda, loodust siin tõesti on kõige rohkem. Selles suhtes puid, nagu linnas on juba näha, et puid on rohkem, aga nagu looduse koha pealt. Okei, me ei ole siin niimoodi looduses väga palju ringi käinud veel. Mingitse parki sattusime. Fuerteventura on kindlasti kõige ägedam koht. Kuhu minna tõesti, kui sa tahad nagu saada sükest vau-efekti autoga ringi sõites, olgu selleks Corralejo juures see rand. Ma ei tea, isegi loodus tegelikult,
jah, sul ei ole võib-olla seal nii palju rohelisust, aga siiski ka seal oli kaktusid asju näha. Ütlen nii, et kui tahate rahulikku ja mõnusat ja ägedat kohta, siis Fuerteventura on kõige mõistlikum. Aga me ei ole Lanzarotel ja Gran Canaria, me ei ole niimoodi ringi käinud, me ei oska tegelikult niimoodi hinnangut anda. Mul on kahju, et me nendel saartel rohkem ei käinud. Aga vähe aega oli. Ühel oli päev, teisel oli 2 päeva ja siin on nüüd siis 4 päeva, ei 5 päeva, 4 päeva. Aga nendest kõikides, nii palju kui ma näinud olen, siis Tenerife meeldib mulle kõige vähem. Ja seda ma arvasin ka. Sest see on siuke... Kusjuures ma ei tea, mulle meeldis Gran Canaria sama palju kui Tenerife. Siiamaani ikkagi... Mul on Gran Canaria. Mind on võitnud Lanzarote ja Gran Canaria juures see ainult, et see linn, kus me olime, need mõlemad linnad, siis neil on tehtud väga mõnus siuke nagu rannajalutusala ja rannajooneala, kus on siis kõik kohvikud ja poed ja asjad. Nagu siin sa pead kuskilt mäest üles kõndima mingi kilomeeter, et leida üks hea söögikoht, eks ju, ja siis sa kõnnid jälle kilomeeter alla ja siis kõnnid selle vahetänava edasi, eks ju, et siis jälle üles kõndida kuskile poodi, et juua osta ja igatahes siuke mäest üles, mäest alla, mina ei ole selle fänn. Võib-olla elektritõuksiga mulle meeldiks rohkem. See oli lihtsalt lais. No lais, võib-olla natukene öelda. Aga muidu, minul isiklikult... See tatsamine ei häiri, nagu, ma ei tea, siin ei ole nii hullud tõusud ja langused, aga... No, sinul on tossud, minul on need. Pannud tossud jalga siis? Mu tossud ei ole kõige paremad. Ma võtnud siis parevad tossud kaasa. Mul ei olnud paremaid tossu võtta. Tulime nüüd ühte söögikohta, sest mul on kõht tühi ja tellisin siis siukseid asju. Siin on singid ja vorstid ja juustud kohalikud ja siin on siis sai tomatikastmega. See tomat näeb välja väga nagu mingi kala. Tellatad, korra koju pääseda. Jah, täpselt. Nii, Tella meil siin approovib asju. Jaa, see ei olnud hea. See on lihtsalt sai tomatiga, nagu oleks võid mingi maitseenid asju ka juurde panna. Singid on kõik enam-vähem okeid. See on kõige parem. Ja juustu hakkam kohe proovima. See on okei. Tavaline. Mis mul veel on siin? Kollase kattega. Ma võin pärast need nimed ka kõik kirja panna, mis nendel mul ei ole lihtsalt peas nüüd praegu. Aga seda nad andsid, see oli küll ikka väga palju. Väikse põhimõtteliselt täpselt samamoodi. Veits petton on. Rootsin nagu... Singid on okeid, aga... No väga hallitus juustu ei armusta, aga... Mozzarella pitsa peale, said teada sellest, et ei ole hea. Noh, on see, mis pitsa peal oli või? See on okei. Okei. Ja siis mul on nüüd sütliselt ka. Sai vist või? Ja siis on mingi rõbedik. Mingi moos on. Tuttav maitse, aga ma praegu ei tea, mis moos see on. Okei on. See kannab peab ka maitsma. Verified, jah. Proovi juustu. Juust on väga tavaline, see ei ole mitte midagi erilist. Täiesti. Lõhnab täpselt samamoodi nagu läheb poodi ostad mingi juustuplokki omale. Juust on väga tavaline. Ma proovi seda liha. Seda sinki. Teine sink. Ei ole. Tahtid seda. No nii. No, siin täpselt samamoodi nagu enne.
sama. Minu jaoks sama. mul oli küll erineva maitsega. aga proovi seda moosi ka ja proovi seda tomatassi. Seda ma suhu ei topi jumala. No vaata seda, see näeb välja nagu keegi oleks mingit lõhe söönud ja siis teinud. No see ei ole kõige parem, see on lihtsalt nagu tomatsaiaga. Et ma lootsin, et sul on nagu maitseaineid ja mingi küüslauke asju pandud. Aga jah, nagu alliti küll. Nagu käis see pehme ja suva. Sõid seda, noh. Minul sai kõik söödud. Ranno ainult maitses kõike. Nii et nüüd me lähme kuskile mingi Taco Belli või Burger Kingi või? No nagu teha. Mõtlesin ka enne sulle, kui ma tegelikult tulin, mul kõhu tühjasus 10 punkti skaalal 0. Ja isegi pärast 140 minutit siin istudes mõtleks, et siiamaani mul kõht suht nagu täis hommikul. Minu sai kõht täis. Söödud natuke alles, aga see nagunii oli 2 peal. Me oleme nüüd paar tundi lihtsalt oma majutuses olnud. Siin linnas ei ole väga midagi teha, aga nüüd me lähme välja jälle ja siin käib väga huvitav film telekast. Tulime lõpuks jälle välja ja nüüd lähme Taco Belli, sest Ranno ei ole seal käinud. No loodame, et on hea ka, siis Stellale väga meeldis, et äkki siis mõni kiirtoidus oli koht, mis meile mõlemale väga meeldis. Portugalis oli see hea. Et seal ma sõbrannaga käisin mitu korda. Tervitused Kirkele, kui sa peaksid vaatama mu vlogi. Nüüd saab teada, kas ta vaatab või ei vaata. Jah, aga jah, okei. Meil on siin niisugune valge hoone, mis on täpselt nagu Sydneys see maja. Aga meil on siin siis ooperamaja asemel see veekeskus. See on veekeskus või? Ja see on veekeskus. See on veekeskus. What? Lennuk. Findavers. Ranno esimest korda Taco Bellis. Valime süüa endale. Siin saab vaadata, kuidas nad süüa teevad. Praegu Ranno sai oma toidu kätte. On hea Taco Bell või? On hea? Jaa. Täpselt see, mida ma olen oodanud teistest burritodest. Lõpuks siin söös on viis. Super, head istu sulle. Loodan, et esimesed on ka head. Liikad on küll juures päris head. No nii, Tehla valis endale kana taco. Mina võtsin siis burrito, eks ju. Ja näe, Tehla, võta see kätte ja esimene teistest. Nii külm. Ma mõtlesin, et see on sooja. Üllatus. Sul on ainult tapukoort praegu. Ahaa, no siis tuleb teine amps veel võtta. Kus on tapukoort sai? Tahad ka või? On parem? Tomaatihapukoort. Ainult tomaatihapukoort. Kana ei pandudki või? Siin all. No, nüüd tuleb kana amps. Nämmi. Oli või? Kana ja hapukoort. Rannol sai söödud ja siis ma küsisin, et kuule, kus on šokolaadipall? Pidime ju selle ka saama. Ja saime suure palli. Aga näed, selle vastu, et ma teist korda küsima ei läheks, tehti siia triip. Tehla nägid huvitavat särki ja mõtlesid, nüüd pean guugeldama. Jaa, mingi mees kandis, et on 100% Burio kohvi ja ma tahan näha, mis tähendab. Mingi mais või? Õhtu on käes ja siit on siis meil vaade ja kuskilt tuleb muusikat ka. Väga mõnus. Sun is
blue sky. Please tell us why you